mina tooksin nagu 4 aspekti välja, miks on mõttekas matemaatikat õpetada ja ka õppida. Et esimene on tõesus. Et tänast tund ju tegingi sissejuhatuse selliselt, et te mitte ei tule matemaatikatundi, vaid te väljute tõejärgsest maailmast. Matemaatikaga on ju nii, et 38 õpilast võivad lahendada ülesande kõik erinevad. Aga ometigi me saame aru, kas see lahendus oli õige või vale. Et matemaatika oma olemuselt on tõene teadus. Ma isegi ütleksin niimoodi, et iga ala on niivõrd teadus, kuivõrd temas on matemaatilist konstruktsiooni. Teine, matemaatika on universaalne keel. Tegelikult pole üldse vahet, mis keeles õpik on kirjutatud, kas poola, portugali, vene keeles. Et me ju loeme ja saame aru, see on see sama matemaatika, mida eestikeelsed õpikud kirjutavad. Et see on nagu mingi paralleelmaailm, et kui mina hakkan matemaatikaga tegelema, siis ma olen kõikide matemaatikaga tegelevate inimestega ühes ja samas ruumis. Ja pole vahet, milline meie nahavärv on või mida me poliitikast arvame. Et me teeme vahet, kas me lahendame ülesannet õigesti või valesti. Kolmandaks, minu arust matemaatika on demokraatlik õppeaine, avatud õppeaine. Et igaüks võib võtta selle sama ülesande ette ja lahendada. Tegelikult ei ole vahet, kas te teed seda puukuuris või koolis. Kõik on teletulnud, avatud, demokraatlik. Ja erinevalt sellest demokraatiast, mis meil siin õitseb, on see demokraatia julmalt aus. Et kui sa ikkagi ülesande lahendad valesti ära, siis sa ei saa tuua ette, käändaks selle, et mul on roheline nahavärv ja seetõttu läks nagu ülesande lahendus ka valeks. Et targa inimese demokraatia. Ja viimane, 4, mille ma rõhuks, see on praktilisus. Ma arvan, et teie elate juba sellises maailmas, kus te peate oskama robotitele käske andma. Ja nii kaua, kui meil sellist toredat tehisintellekti pole, te peate suutma oma laused moodustama nii, et see on üheselt mõistetav. Ja need laused, mis te ütlete, peavad olema loogilistes jadades. Vastasel juhul te lihtsalt tulevikuelus olete outsiderid. Ja mis siis võiks aidata teil loogilist mõtlemist? Matemaatikaga tegelemine loomulikult.